Lahendame keemiaeksamit 2021. aasta oma ja põhikoolide oma. Esimene ülesanne on see, et nafta ja maagaas on olulised maavarad, mõlemad koosnevad peamiselt süsivesinikest. Selgita, mida tähendab mõiste süsivesinik. Süsivesinikud on sellised ained, kus on nad koosnevad ainult süsinikust ja vesinikust. Koosnevad ainult süsinikust ja vesinikust. Järgmine küsimus on see, et nad on hüdrofoobsed ained, selgita, mida tähendab hüdrofoobne aine ja see tähendab, et ta on vett hülgav. Või et tal puudub õigemini vastastikmõju veega. Puudub vastastikmõju veega. Nafta on paljude süsivesinike segu, nimeta 2 olulist naftasaadust, mida vajab autotransport. Ilmselt mingid kütused, mingi diisel, bensiin, ilmselt mingisugused õlid. Erinevad. Ma panen praegu diisel ja bensiin, sest need on kõige tavalisemad. Nii, siis on üks nafta koostises leiduvaid ained on pentaan. Pentaani struktuurivalem on selline ja koostöö summaarne valem. See põhimõtteliselt tähendab, et me peame lugema kokku, mitu süsinikku on ja mitu vesinikku on ja paneme selle kirja. Nii, me saame teha 1, 2, 3, 4, 5 süsinikku ja siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vesinikku. Nii, ja siis sama molekuli valemiga on mitmeid teisi aineid, kuid neil on hargnenud süsinikahel ja palutakse koostada sellise aine struktuurivalem. Põhimõtteliselt meil on vaja kindlasti, et süsinik ja vesinik oleks seal sama kogus. Nii et võib näiteks teha sellise aine, süsinik, et ta hargneks, ma panen ühe süsiniku siia ja nüüd on vaja siia otsa panna vaja vesinikud. Nii. Ja oluline on see, et teda ei pandaks nagu mingi ringi või midagi sellist, sest siis ta oleks ju tsükliline. Nii, siin on 1, 2, 3, 4, 5 süsinikku ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vesinikku, nii et see sobib. Nüüd on koostöö tasakaalusta pentaani täieliku põlemise reaktsiooni võrrand. Nii, et kõigepealt paneme siia pentaani ja siis põlemine tähendab sisuliselt seda, et me paneme hapniku juurde. Ehk siis hapnik ja täielik põlemine tähendas seda, et tuleb süsinikdioksiid ja siis tuleb vesi. Ja nüüd on vaja tasakaalustada, võime alustada sellest, et süsinikke on 5, mõlemal pool seda noolt peab siis olema sama kogus, sama elemendi aatomeid. Nii, nüüd meil on 5 süsinikku siin pool, nüüd me võime järgmisena panna tasakaalu vesinikud, selleks me peame siia panema 6, sest 6 korda 2 on 12 ja vasakul on 12. Ja nüüd me peame lugema ära, mitu hapnikku on paremal pool ja siis veendume, et vasakule poole saaks sama palju. Ehk siis siin meil on ju 2 korda 5, siin on 10, siin meil on 6 korda 1 on 6, ehk siis kokku on 16. Nii, ja siis järelikult siia tuleb 8, sest 8 korda 2 on 16, siis on siin ka 16. Nii, järgmine ülesanne. Maagaasi ja naftasaadusi kasutatakse kütusena ja siis küsitakse, kas maagaas ja nafta kuuluvad taastumatute või taastuvate energiaallikate hulka ja põhjenda. Ma väga kirjutada ei viitsi, ma arvan, ma võin lihtsalt rääkida, et maagaas ja nafta, nad on taastumatud, sellepärast, et nad on fossiilsed kütused, nende tekkimiseks kulub väga-väga kaua aega, nii et me loeme neid taastumatuteks, erinevalt näiteks mingi puidust või tuulest, mis ei saa niimoodi, mis tekib väga kiiresti juurde, ütleme nii. Nii, siis on üks tabel, kus on süsinikdioksiidi kontsentratsioon atmosfääris ja milline trend ilmneb toodud andmetes. Ja siin on näha, et iga 5 aastat ka läheb kontsentratsioon suuremaks, ehk siis siia saaks kirjutada, et kontsentratsiooni või et CO2 hulk atmosfääris suureneb või kontsentratsioon atmosfääris suureneb. Millist ülemaailmset keskkonnaprobleemi seostatakse ilmneva trendiga, see on ilmselt kasvuhoone efekt või siis kliimamuutus. Ma arvan, et mõlemad neist sobivad. Nimeta üks võimalus, kuidas saaks ilmnevat trendi pidurdada.
ma arvan, et sinna sobiks panna mingi igasugune fossiilkütuste põletamise lõpetamine või alternatiivsete energiaallikate kasutamine ja nii edasi. Nii, 3. ülesanne. Taastuvate kütuste hulka kuuluvad biokütused, näiteks bioetanool. Millises aineklassi kuulub etanool? Nii, see ool lõpp tähendab, et see on alkohol, nii et saab panna alkohol. Nii, siis tahetakse struktuurivalemit. Struktuurivalem on see põhimõtteliselt, kus on joonistatud ta välja. Kui tahta kasutada ära seda ülesannet, siis siin on pentaani struktuurivalem on selline, et selle järgi saab põhimõtteliselt teada, mida nad tahavad, et joonistatakse. Nii. Et, see tähendab, et on 2, kui on see ET. Ehk siis teeme 2 süsinikku. Siis ool tähendab seda, et seal on OH rühm küljes. See on lihtsalt on niimoodi. See on kokku lepitud. Ja siis, kuna süsinikkel peab alati olema 4 sidet, siis me peame süsinikele panema vastavalt juurde siis vesinik. Ehk siis sellel süsinikul siin on juba 2 sidet olemas, nii me peame talle juurde panema 2 vesinikku. Nii, ja sellel süsinikul on vaja panna 3 juurde. Ja see peaks olema etanool. Nii, ja seda saab toota sahariidide lahuste käärimisel Nii, ja siis arvuta mitu grammi glükoosi kääris, kui eraldus nii palju süsinikdioksiidi. Ehk siis nad tahavad teada, mitu grammi siis glükoosi kääris. Seda küsitakse ja me teame, et eraldus siis 56 kuupdetsimeetrit gaasi. Nii, mis me teame on see, et siin meil oli seda 2 mooli, siin meil on seda 1 mool. Nüüd meil on vaja arvutada põhimõtteliselt välja, kasutades seda ruumala, mitu mooli süsinikdioksiidi päriselt oli. Niisiis, et mitu mooli dioksiidi päriselt oli. Mis me saame teha on, me teame sellist valemit, kus all on siis ideaalgaasi ruumala, mis see ideaalgaasi ruumala oli 22,4 kuupdetsimeetrit. Siit me saame siis avaldada selle N-i. Ehk siis me teame, et et päris see moolide kogus oli siis 56 kuupdetsimeetrit jagada 22,8 kuupdetsimeetrit mooli kohta. Ehk siis 2,5 mooli. Nii, päriselt oli seda 2,5 mooli. Ehk siis siia tuleb X. Ja nüüd kasutame võrdepõhiomadust, et leida see X. Ehk siis see tuleb moolide kogus. Ehk siis 1 korda 2,5 jagada 2. Ja see on 1,5 mooli. 1,25 mooli tähendab. Nii, siis siit me saame, mis me saame kasutada, me teame seda valemit, kus N on M jagatud siis molaarmass, nii et leiame molaarmassi, glükoosi molaarmassi. Seda me vaatame perioodilisustabelist. Perioodilisustabelist vaatame kõigepealt, mis on süsiniku molaarmass. See on umbes 12, ehk siis 6 korda 12, pluss siis vaatame vesinikuma on 1, nii et pluss 1 korda 12. Ja siis sellele liidame hapnikuma, mis on 16, nii et 16 korrutada 6. Ja see tuleb kokku 180 grammi mooli kohta. Ja nüüd me saame selle toppida siia valemisse, nii et me saame siit glükoosi massi välja arvutada. Ehk siis me teeme N korda M. N meil oli see, ehk siis 1,25 ja siis M on meil see, ehk siis 180
ja see tuleb 225 grammi ja selle saab siis vastuseks kirjutada ka. Ehk siis 225 grammi glükoosi.